Tallinna Rotary klubi ja Politsei- ja Piirivalveamet on alustanud projekti Kangelaste suvelaager 2026. Selle eesmärk on tuua Ukrainas 60 last, kes on kaotanud oma piirivalveametnikust või politseinikust ema või isa Eestisse suvelaagrisse. Meie jaoks siin ei olnudki küsimust, see oli asi, millega kiiresti tulime paati ja ka kus rääkisime mitmete oma partneritega, kes olid kohe valmis seda samamoodi toetama. Täna Ukraina võitleb Euroopa vabaduse eest, makstes iga päev väga ränka hinda selle eest. Meil Politsei- ja Piirivalveametis on olnud selline suundumus see, et kus vähegi võimalik, olgu see siis kas asjade näol, toetuse näol või koolituste abil, me oma Ukraina kolleege üritame aidata siis soja mõjudega toime tulla. Viimastel aastatel on Politsei- ja Piirivalveamet oma Ukraina kolleege toetanud erinevatel viisidel. Mitmel korral on neile näiteks annetatud patrull- või piirivalvesõidukeid, mis oli varem Eesti politsei kasutuses. Autode annetamine toimus koostöös Tallinna Rotary klubiga, kellest sai PPA partner ka sel korral. Tänaseks me oleme jõudnud selleni, et koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga aidata kuidagimoodi tuua leevendust või helgemat hetke sellesse ellu nendel lastel, kelle vanemad on olnud kas siis rindel või tööl politseinike või piirivalvejatena Ukrainas ja kes on kaotanud oma vanemad. Lisaks Rotary klubile on ka Riigikaitse edendamise sihtasutus üks neist, kes on oma südameasjaks võtnud just Ukraina laste toetamise. Nad on seda teinud juba sõja algusest saati, pakkudes kaitseväe psühholoogidega lastest sõjapõgenikele psühholoogilist abi. Nende sõnul on suvelaagri näol toimuv keskkonnavahetus nende laste jaoks väga oluline. Mõeldes selle peale, mis taustaga ja kust need lapsed pärit on, siis juba ainuüksi see, et nad saavad tulla oma sellest tavapärasest keskkonnast välja siia, on neile juba tõesti midagi, mida me paljud tõenäoliselt ei oska ka ette kujutada, et kui suure positiivse emotsiooni see annab, seda on tegelikult kõik need varasemad sellised laagrid ka näidanud, et tõesti see on midagi raske isegi ilmselt sõnadesse panna. Laagri korraldamise mõju on oluliselt laiem kui ainult see grupp lapsi, kes Eestisse tulevad. Korraldajate sõnul annab see ukrainlastele kindluse, et need ei ole unustatud. Laagri toimumisaeg, koht ja täpsem sisu alles selguvad, sest kõik sõltub rahast. Baaskulude ehk transpordi ja toitlustuse katmiseks läheb vaja vähemalt 85 000 eurot, millest on kogutud üle poole. Laagrile on võimalik õlg alla panna nii ettevõtetel kui ka eraisikutel. Täpsem info on leitav Tallinna Rotary klubi kodulehelt.